Palun, Eve. Meil on täna üllatus, Tea lubas täna ülistada, nii et äkki alustamegi kõigepealt siis ülistusega. Mul ei ole see ülistus võib-olla pikk, aga, aga kui ma Rootsis olin, siis ma tahtsin laulda nagu Jumala sõna ja ma sain selle psalm 23 ja hakkasin lihtsalt laulma ja tuli see viis ja see nagu nii, tähendab, see oli nagu minu ja abikaasa jaoks nagu nii elustav, et me laulsime seda teel olles, kodus olles, autos olles, siis me ainult laulsime ja see oli nagu see, mis kandis. Sa nagu lausa tundsid, et see kannab. Ja, ja siis ma nagu mõtisklesin selle üle, et tegelikult, et me ei vaata, kuidas ma ütlen, kes laulab, et see on psalm 23, et me vaatleme teda, me paneme oma silmad tema peale, et tema on see meie haljas aas, temas ja kui me tema peale vaatame, ta kallab meile oma allikavett, oma elustavat vett ja kui on kõrb, siis ta teeb selle kõrbe elavaks, sest ta juhib meid ja et me tõesti, me tõstame enda või asetame enda temasse ja vaatleme teda. Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Ta kosutab minu hinge ja juhib mind õigsuse rööbastesse oma nime pärast, oma nime pärast. Ja kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas voolab üle. Ainult headus ja heldus, need järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. 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 Suur tänu sulle, imeline. Ma mõtlesin, ma räägin natukene eestpalvest, et tegelikult kuidagi palve on minu enda elus olnud nii loomulik osa, aga kuidagi Jumal on eriliselt selle teema üles toonud ja tegelikult nüüd, kui ta on mulle nagu näpu pannud siia ühe asja peale, teise asja peale, ma näen, et tegelikult mul ei ole kunagi olnud palveõpetust, et ma olen seda nagu loomulikult teinud, aga samas on jälle, kui nüüd Jumal näpu asjade peale on pannud, siis ma näen, kui palju on seda, mida ma tegelikult ei teadnud või sa kuidagi teed seda loomulikult, aga sa ei kuidagi, igatahes ma tunnen, et ma ise õpin nii palju praegu just nagu palvest, aga mõtlesin, ma alustan eestpalvega.
ja siis järgmistel kolmapäevadel, et siis jagan edasi palvest. Aga siis piibelikus mõttes tähendab eespalve vahele astumist. Et see on see koht, kus me seisame müüripraos kellegi teise eest või tühjal kohal nagu, et paluda ja just kellegi teise eest. Ja see on tegelikult ju on eestpalve üks kristliku elu võimsamaid tööriistu, et see on sild inimese häda ja Jumala armu vahel. Et see ei ole lihtsalt ainult teiste eest palvetamine, aga ka vaimne vastutus ja tegelikult väga suures osas armastuse väljendus. Et kui me astume kellegi teise nimel või kellegi teise eest müüriprakku. Ja ma mõtlesin, ma võtan mõned piiblis olevad lood. Ma arvan, et me vahel ei palveta, sellepärast et me arvame, et me palved on nii väikesed või et Jumal ei vasta me palvetele. Või et ühe inimese, et mida mina umbes üksinda palvetan. Aga need ongi tegelikult need näited, kus Jumal on nii võimsalt liikunud. Ja esimene lugu ongi, ma ei hakka tervet seda lugema läbi, aga seda võib pärast ise vaadata, on Hesekieli 22. peatükk, kus on siis lugu kunagi hiilgavast linnast Jeruusalemmast, kus on selleks ajaks kadunud pühadus ja järel on linn, mis meenutab ühte suurt musta pragunenud sulatusahju. Ja see lugu algab siis nagu linna väravatest, kus õiglus on surnud. Ja Hesekiel vaatab, kuidas juhid, need, kes peaksid olema karjased, on muutunud huntideks. Nad ei kaitse nõrku, nad kasutavad oma võimu, et valada verd ja koguda ebaausat tulu. Ja see linn on nagu muutunud veresüüga linnaks, kus austus vanemate vastu on kadunud ja võõraid koheldakse väga halastamatult. Ja pühamu, mis pidi olema puhas, on täis igapäevast kauplemist ja reetmist. Ja Jumal räägib Hesekielile loo hõbeda puhastamisest. Et tavaliselt pannakse metall tulle, et räbu või mustus eralduks ja järele jääks puhas hõbe. Aga Jeruusalemmaga on lugu teisiti, räbu on võimust võtnud ja kui Jumal vaatab sellesse sulatuse ahju, ei näe ta enam hõbedat. Ta näeb ainult vaske, tina, rauda ja seina külge kõrbenud roostet. Ja loo siis kõige kurvem osa on just peatüki lõpp, kus Jumal otsib selles lagunevas ühiskonnas üht ainustki inimest, kes astuks müüriprakku, kuid ta ei leia mitte ühtegi. Et linn on täis pattu, mis tõmbab ligi hävitust. Me teame, et Jumal on õiglane Jumal ja tema õiglus nõuab selle linna hävitamist. Aga Jumala armastus hüüab välja ja otsib kedagi, kes hooliks nii palju, et seista tema ees müüripraos, et parandada meelt selle linna eest ja paluda armu, et Jumal ei peaks seda linna hävitama. Ja see on armastava Jumala süda. Ta otsib neid, kes seisaksid müüripraos tema ees, ka väga kurjade inimeste pärast, sest Jumal ei soovi mitte kedagi hävitada. Ta igatseb päästa. Ja see kirjakoht ongi Hesekieli 22:30, mis ütleb, ma otsisin nende hulgas meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu eest müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks, aga ma ei leidnud. Et mis iganes asjad juhtavad või millest iganes me kuuleme telekas või uudistest või mis iganes. Et Jumal otsib neid, kelle süda on see, et nad seisavad müüripraos nende asjade pärast ja palvetavad. Sest Jumala süda ei ole hävitada. Ta ei taha hävitada isegi kurjasid linnu või kurja inimesi, vaid ta igatseb, et keegi seisab müüripraos ja palvetab. Ja teine lugu, mille ma valisin, on siis Mooses ja kuldvasikas. Lugu sellest, kuidas üks ainus mees seisis müüripraos Jumala ees ja hoidiski ära terve rahva hukkumise.
ja see on teise Moosese 32. peatükis, kui keegi tahab seda pärast lugeda üle. Et me teame, et samal ajal, kui Mooses oli Siinai mäel Jumalalt käsuõpetust saamas, kaotas rahvas kannatuse. Ja Aaron sulatas siis rahva kuldehted, mis ta kokku oli kogunud ja valmistas neist siis vasikakuju, öeldes, et see on sinu Jumal Iisrael, kes tõi sind Egiptuse maalt välja. Ja see oli otsene mäss ja nii-öelda abielu rikkumine lepingu vastu, mille nad olid just Jumalaga sõlminud. Ja Jumala reaktsioon oligi siin õiglane viha. Ja Jumal ütleb Moosesele salmides 9-10. Ja issand ütles Moosesele, ma olen näinud seda rahvast ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada. Aga sind ma teen suureks rahvaks. Jumal pakkus Moosesele võimalust alustada puhtalt lehelt. Inimlikult võttes oleks Mooses võinud nõustuda, sest rahvas oli teda pidevalt kritiseerinud ja väsitanud. Aga Mooses astub Jumala ja Iisraeli rahva vahele. Ja ta ei valinud isiklikku au, vaid ta hakkas kirglikult rahva eest paluma. Ja tema eespalve tugines 2 tugevale sambale. Esiteks ta rõhus Jumala au peale. Ta küsis, et mida egiptlased arvavad, kui Jumal oma rahva kõrbes hukkab. Ja teisest ta rõhus Jumala tõotuse peale. Ta tuletas Jumalale meelde Abrahamile, Iisakile, Iisraelile antud vandeid. Ja tulemuseks oligi see, et Jumal muutis oma meelt. Ja me loeme salmis 14 ja issand kahetses kurja, mida ta oli ähvardanud teha oma rahvale. Ühe ainsa mehe siiras südamest tulev palve muutis Jumala otsuse rahva hävitada. Ja me näeme peatüki lõpus seda, kuidas Mooses läks uuesti Jumala ette peale seda, kui ta oli alla läinud ja näinud, mida rahvast on teinud ja kuidas nad on endale selle ebajumala sulatanud. Ja ta läks uuesti Jumala ette kahetsema ja andestust otsima. Ja me näeme, kuidas Mooses läks nii kaugele, et ta ütles Jumalale salmis 32, kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu, aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Ta ütles Jumalale sellised sõnad, et ta samastas ennast selle rahvaga. Ta ei pannud ennast eraldi. Ja see muutis, me teame, et see muutis sõna otseses mõttes ajalugu. Mis näitab seda, et palve ei ole lihtsalt rituaal, vaid see on dialoog, mis on võimeline mõjutama Jumala otsuseid. Ja eestpalve vundament ongi müüripraos seismine armastuse nimel. Et tõeline eespalve samastub nendega, kelle eest ta palub. Mooses ei asetanud ennast kõrgemale rahvast, kuigi ta oli hoopis teisel positsioonil. Ta oli otseses dialoogis Jumalaga, aga ta ei upitanud ennast. Ta ei eraldanud ennast rahvast. Ja 3. lugu, mille ma valisin, on Peetruse pääsemine vanglast. See on natukene erinev selles suhtes, et eelmised olid kus Jumal otsis eestpalvetajat, ta ei leidnud kedagi. Teine oli, kus üks mees seisis kogu rahva eest ja muutis ajalugu sellega. Ja ka see on, kuidas kogudus nüüd palvetab. See on minu meelest Uue Testamendi üks kõige haaravamaid eestpalve väe näiteid. Peetruse imeline pääsemine vanglast, mis on Apostlite tegude 12. peatükis. Ja see on nii ehe näide sellest, mis juhtub siis, kui inimlikud võimalused on nii nullis, kui üldse olla saavad. Nagu sügavamas nullis on keeruline olla, kui mis olukorras Peetrus oli. Ja see olukord on absoluutselt lootusetu, kuid kogudus otsustas ühiselt müüripraku astuda. Et selles loos on, kuidas kuningas Herodes oli alustanud kristlaste tagakiusamist, et ta oli lasknud juba hukata Jakobuse ja nähes, et see rahvale meeldis, laskis ta vangistada ka Peetruse.
ja Peetrust valvas 4 rühma sõdureid, kokku 16 meest. Ta magas 2 sõduri vahel, ahelatega mõlema külge aheldatud ja uste ees olid valvurid. Ja see oli viimane öö enne kohtupidamist, mis tõenäoliselt oleks lõppenud Peetruse hukkamisega. Ja samal ajal, kui Peetrus magas, toimus Jeruusalemmas ühes kodus siis eestpalve ja salm 5 ütleb, nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Ja kreeka keeles kasutatakse siin sõna ektenos, mis tähendab pingeliselt või venitatult. Et see ei olnud viisakas, issand, palun meenuta Peetrus stiilis palve, vaid see oli kirglik, väsimatu appihüüd, mis kestis läbi kogu öö. Ja tulemuseks oligi üleloomulik sekkumine. Me teame seda lugu, kuidas keset ööd vangla kamber täitus siis valgusega ja ingel äratas Peetruse üles. Ahelad langesid ta käte ümbert lihtsalt maha ja Peetrus kõndis valvuritest mööda, nagu ta oleksid nähtamatud. Massiivne raudvärav, mis viis linna, avanes neile iseenesest. Ja Peetrus läks siis otse sinna majja, kus kogudus palvetas. Ja kuna see ime oli sündinud nii kiiresti kuidagi, siis teenija tüdruk, kui ta kuulis Peetruse häält, oli nii jahmunud, et jooksis sisse teatama, unustades ukse avada. Ja palvetajad ise ei suutnud alguses uskuda, et nende palvele nii kiiresti vastati, kui nad ütlesid teenija tüdrukule, et sa jampsid. Et selles loos me näeme tõesti sõna otseses mõttes seda, kuidas eestpalve avab suletud uksed, purustab ahelad. Isegi kui olukord tundub inimlikult võimatu, võib ühine eestpalve olukorrad täielikult ümber pöörata. Ja selles loos on ka võtmesõnaks tõesti see lakkamatult. Et eestpalve on tõesti sageli nagu vastupidavusala. Et me hoiame vaimses maailmas tuld üleval, kuni vastus tuleb esile. Ja mõtlesin selle peale, et siin on kindlasti kõigil on tunnistusi sellest, kuidas eestpalve on midagi nagu täielikult muutnud ja mulle endale meenus nagu võib-olla ma olen mitmes olukorras näinud seda, kui ma olen inimeste üle ja ma palvetan laulu 91 paljude üle iga päev. Et kus on autoõnnetustest pääsenud inimesi. Mu enda vend pidi ühel korral jõudma, kas see oli helikopterile Soome helikopteriga sõitma ja ta reisib metsikult palju ja ta jõuab alati lennukile, aga sel päeval ta ei jõudnud. Ja see helikopter kukkus alla. Jumal hoidis teda ja see ongi eestpalve. Ja ma mäletan, kui mu sõbranna vend läks aktiivsesse lahingutegevusse ja ma mäletan täpselt, kuhu ta saadeti, Ameerika sõbranna vend. Aga me otsustasime väikese palvegrupiga iga päev ta üle laulu 91 palvetada. See on tõesti rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja ma mäletan eriliselt ühte ta venna tunnistust ja ta vend ei olnud tol ajal veel usklik. Kuid see olukord näitas talle nii selgelt Jumala üleloomulikku kaitset, et ta ütles, et ta helikopter oli sõela põhjaks tulistatud, kuid mitte ükski kuul ei tabanud teda, ta jõudis tervena tagasi oma baasi. Et see oli temale nagu tohutu tunnistust selle Jumala kaitsest. Ja ma olen kuulnud ka seda, et Ameerikas on teatud need, kes on kristlased, kindralid, et eriti ühe tunnistust ma tean, kus ta ütles, et ta ei lase ühelgi oma mehel minna aktiivsesse sõjategevusse ilma, et nad kõigepealt deklareerivad laulu 91 enda üle nagu. Et see on mida ma täna tahtsin eestpalve kohta jagada. Riina palus, et ma jagan ka aposteliku palve kohta, ma tõlkisin siis Ryan Lestrange'i. Ja lihtsalt loen selle, mis ma siis tõlkisin, mida Ryan Lestrange ütleb. Ta ütleb, et ilma palvekultuurita muutub apostelik keskus õõnsaks struktuuriks. Palve sünnitab strateegia. Palve astub vastu pimedusele.
palve tõmbab taeva maa peale. Apostelikud keskused ei ole lihtsalt kogunemised. Need on piirkondliku, riikliku ja isegi globaalse eestpalve alused. Nagu Apostlite teod 2:42 ütleb, nad püsisid kindlalt apostlite õpetuses ja osaduses ja palvetes. Ryan ütleb, kui sa ehitad apostlikult, siis sa seisad vastu vaimsele kultuurile, mis juba sinu piirkonnas toimib. Palve ei ole valikuline, see on hädavajalik. Sa sõna otseses mõttes tõrjud pimedust tagasi. Regioone võivad domineerida kindlustused. Kindlustused on mõtteviisid ja mõtteviisid loovad elupaiku, kus teemonlik mõju inimeste eludes vabalt tegutseb. Kui tõde nende süsteemidega vastamisi seisab, intensiivistub vaimne sõda. Seepärast tuleb inimesi jüngriteks teha. Meeled peavad saama uuendatud. Meelelaadile tuleb esitada väljakutseid tugeva jutluse ja piibeliku õpetuse kaudu. Ja kui tõde tõuseb, vabaneb värske jõud. Uuendus tuleb, vabadus tuleb. Aga vaenlane vastab, ta saadab pettust, ta õhutab tüli, ta püüab lõhestada. See on alati olnud üks tema peamisi relvi Jumala liikumiste vastu. Ilma palveta ei saa Jumala liikumine kestma jääda. Las iga apostelik keskus tõusta palves. Koolitagem, varustagem ja vabastagem eestpalvetajaid. Ehitagem tugevaid palvealtareid. Kasvatagem üles inimesi, kes teavad, et see on nende vaimne ülesanne, nende tegutsemisbaas ja kes keelduvad paigast nihkumast, kui vaenlane valetab. Palve ei ole toetav teenistus. Palve on mootor. Kui teid kutsutakse ehitama, juhtima või eest palvetama, see on teie hetk. Kui ma lugesin praegu seda Ryan Lestrange'i, mul tuli meelde üks tunnistus, mida jagas Robert Henderson. Ja ta ütles, et ta nägi ühe unenäo. See oli siis selle, ma ei tea, kuidas eesti, see 9/11, siis see 9/11, kui need kaksitornid, kui lennukid nendesse lendasid. Ta ütles, et ta nägi unenäo, kus üks tema sõber, kes on ka tuntud jutlustaja, saatis talle ühe dokumendi, kus tema kirjutas oma nägemuse sellest, et miks see kaksiktornide langus, mille pärast see sai juhtuda. Ja ta ütles, et ta nägi, et siis tema sõbra naine oli kirjutanud käsitsi sinna dokumendi alla sellised sõnad nagu book denied, et see oli see, mida tema nägi. Ja ta mõtles siis need tähed B-O-C ja et nagu see denied on, et et nagu Bokile ei antud seda, mida ta küsis või. Ja ta hakkas otsima. Tagasi lükatud. Jah, tagasi lükatud. Siis, kui midagi denied on tagasi lükatud, jah. Ja. Ja ta hakkas otsima, et mida see Bok tähendab, et ta otsis, et kas on kreeka keeles, kas on heebrea keeles, et mida see tähendab. Ta ütles, et ta ei leidnud mitte kuskilt mitte midagi, siis ta lõpuks võttis Google'i ja pani Google'isse, et need tähed B-O-C, et mida see tähendab. Ja ta ütles, et koheselt ta sai vastuse. Google teab kõike. Ja see tähendab body of Christ ehk Kristuse ihu. Oota, ütle mulle palun uuesti seda sõna, mida sa ütlesid, denied. Vaata, see oleneb kontekstis, see denied on tagasi lükatud, aga siin selles kontekstis on see, et nagu läbipääsu ei ole. Ei, see oligi tagasi lükatud kusjuures. See sõna, see oligi tagasi lükatud. Et sellest ma ei oska seda eesti keelde panna. Et see oligi selles kontekstis oligi tagasi lükatud, et Kristuse ihu oli tagasi lükatud. Mida ta ütles, mille pärast see oli täpselt see, et puudus ühtsus. Kristuse ihu palved ei jõudnud, ei suutnud vaenlase
strateegiat ja seda rünnakut ära hoida sellepärast, et Kristuse ihus puudus ühtsus. Ja see on täpselt see, mida vaenlane teeb. Täpselt jälle on nagu see, et Kristuse ihu jälle tõusnud asjad üles, ja siis me hakkame üksteist lõhkuma. Ja see ongi täpselt see, et vaenlane võib seista lihtsalt kõrval ja vaadata, kuidas me hävitame üksteist. Ja siis ei jõua meie palved enam Jumala trooni ette selliselt, et nad saaksid ära hoida vaenlase plaanid. Ja sellepärast külvabki kogu aeg jätkuvalt seda ebakõla ja mis iganes, et me kakleme üksteisega. Mis on juba abielus nii. Ta ütleb ju isegi abielu kohta, et teie palved ei oleks tagajärjeta. Kui on tüli ja lahk meil juba abielu tasandil, Jumal juba ütleb, et teie palvevastused on, see tulek on problemaatiline. Te keerate ise omal kraanik kinni. Ja me ei pane seda tähelegi. Me pigem võitleme selle oma õiguse eest. Sa tahtsid, Riina, midagi öelda selle Ryan Lestrange'i teksti kohta rohkem või? Mida ma sellega mõtlesin, kui ta ütleb, et kui apostellikul keskusel ei ole tugev strateegiline territoriaalne palve, siis ta muutub tühiseks. Ja vaata, see oli nagu see, et ma usun, mitte keegi teist ei taha, et me oleksime tühised, tühi koht. Lihtsalt üks sooja õhu suust välja ajav kohviklubi, eks ole. Me oleme tühised, kui meil ei ole teadvustatud tugevad territoriaalsed palved. Meil on see, aga ma kahtlustan, et nendest kolmapäevadest, kus me ka mitte iga kord ei palveta territoriaalselt terve Eesti eest või Euroopa eest või Iraani eest või Pakistani eest või saad aru, omades seda võitmist ja kutset, tõmmata maha jõustruktuure. Meil on see meelevald antud, et ma kahtlustan, et me ei kasuta oma potentsiaali ära. Aga mida ma mõtlen on see, et kuidas me saaksime seda natukenegi aidata, on see, et me oleme ju üks ihu. Siin praegu ka. Kui me oleme siin, me oleme üks ihu. Kui me ei oleks üks ihu, sa ei oleks täna siin, sa ei oleks näinud vaeva sisse logimisega. Sul ei oleks seda linkigi. Me oleme üks ihu. Ja me oleme vaimus üks. Paulus oli korintlastest ja oli väga kaugel eemal, kui ta ütles, ma olen vaimus teiega. Seega vaimus üks olemine ei tähenda seda, et me peaksime olema ühes ruumis kellast kellani koos tingimata. Et ma nagu rõhun selle peale, et me oleme üks ihu, me oleme ühel meelel. Meil on korporatiivselt apostellik meelevald, kõigil ühiselt, sest me oleme selle katte all, me oleme selle võitmise all. Meil on ühiselt see võitmine. Ja meid ei lahuta vahemaa, vaid me oleme vaimus üks. Kui me igaüks astuks sammu ülespoole oma isiklikus palves ja teadvustaks seda apostellikku meelevalda palvetada üksi, ainuisikuliselt, kui sul ei ole partnerit kõrval, et me kuulutame vaimsesse maailma jõulisemaid ja võimsamaid palveid territooriumite eest, rahvaste eest. Ja me teame, et ma ei ole üksi väike sääsepinin, vaid teised palvetavad ka ja kokku on see ikkagi apostoliku keskuse palve. Et muud moodi ma ei näe seda. Kuidas me saame teha, mida Ryan kirjutab, apostolikul keskusel peavad olema tõesti regionaalsed, territoriaalsed struktuure ja atmosfääre muutvad palved. Kui minu peale tuleb see võidmine, mina palvetan terve gloobuse eest niimoodi, nagu ma hõljuks üle selle gloobuse ja ma kogen vaimus, et need palved katavad terve selle gloobuse. Ja ma ei tunne mitte mingil juhul ennast alaväärsena, sest et see, kes palvetab minu läbi, püha vaim, ta on niivõrd
teadlik, mida ta teeb. Et mina samastun temaga ja ma tean, et mu palved maksavad. Ma nägin ka unes seda, kui ma rääkisin ühele rahvagrupile ja minu hingeõhk tõusis, ma rääkisin Jeesusest, Jeesuse verest. Ja mu hingeõhk tõusis üles ja mu pea kohal oli lamp, ümmargune lamp, mis oli nagu maakera. Rippus lamp. Ja minu pea kohal otse oli Lõuna-Ameerika. Ja kui ma üles vaatasin, oli Lõuna-Ameerika. Ja ma vaatasin, see Lõuna-Ameerika oli kõik nagu verega määritud. Et see oli minu hingeõhust oli tõusnud see veri ja kattis Lõuna-Ameerikat. Vaata, see on kõik usu mõõtu mööda, see on usku mööda. Kui sa ei usu, sul on raske. Hakka peale, palu Jumala käest seda võidmist. Ja kui sa hakkad palvetama, Jumala vaim võtab üle ja sa palvetad niisuguse kindralina, nagu sinu sellest praegusest palvest sõltuks terve selle rahva saatus praegusel hetkel. See on usus, sa usus astud selle sisse ja püha vaim viib selle täide. Ja kui me igaüks astume selle sisse, et Jumal, ma astun praegu sellesse apostellikku mantlisse, sellesse eestpalvemantlisse, et ma ei palveta ainult 2-3 oma lähedase inimese eest ja oma naabrite, oma tänava eest, mis iganes sellised väiksed, vaid ma astun praegu ja palvetan selle eest, mille eest tegelikult üksikusklikud ei palveta. Vaata, milles meil on probleem. Meie, ütleme, Eesti kristlaskonnast arvuliselt, kui sa vaatad, kui palju neid on, kes ennast 10 000, kes ennast identifitseerivad ristiusu järgijana, eks. Kui paljud nendest üldse tegelikult oma isiklikus elus tugevalt palvetavad? Ja kui nad palvetavad, siis enamus nendest palvetab paljud nendest, enamus neist palvetavad peamiselt omaenda linna, omaenda mingist väikest oma tänav, oma koguduse, oma tuttavate, oma inimesega. See pisike, see on väga väikene selline maailm, mida nad sealt lukuaugust vaatavad. Ja kui kogudustes palve on peaaegu olematu, kui on 3, 4, 5 inimest, kõige rohkem tuleb palvesse kokku, koguduse palvesse. Tavaliselt Eesti kogudustes, mitte terve kogudus, kes käib pühapäeval või kuulab otseülekannet, kes tulevad füüsiliselt kokku näiteks kolmapäeva õhtul, et on näppude peal ära lugeda. Kui palju nendest palvetest palvetab võimsalt ja regionaalselt ja territoriaalselt, see on peaaegu olematu. Kas te saate aru, milline potentsiaal on kasutamata Eestis? Sellepärast ma ütlen, et võta sina see, sest kui sina ei võta võib-olla mitte keegi. Meie siin, kui me võtame selle, ma tean, on kogudused, kes palvetavad väga võimsalt ka, aga ma lihtsalt praegu nüüd värvin selle pildi selliseks ehedaks, et me ei saa selle peale loota, et ma tean ühte kogudust, kus on ka tugev palve, vaid võtame meie ja otsusta, et mina olen see, kes astub nüüd täna ühe sammu kõrgemale. Asjad, mille eest ma ei ole siiani palvetanud, sest see on mul üle pea, see nagu ei ole minu asi või sa ei ole kunagi palvetanud terve Iraani eest või terve, ma ei tea, mille eest, eks ole, Nigeeria kristlaste pärast või sa ei ole kunagi palvetanud Eritrea vangide pärast, kelle üle pole kunagi kohut mõistetud, kes istuvad aastakümneid külmas, näljas, ilma vee ja toiduta ja neil oli isegi ette loetud, miks nad sinna pandi. Nad on kristlased. Kui sina võtad, siis hakkavad mingisugused vanglamüürid varisema. See oli väga hea, mis sa, Eva, ütlesid, tõid selle Peetruse loo, et see kogudus palvetas pingeliselt, pingestatult. Kuidas sa seda, mis sõna sa ütlesid siin? Ikka pingeliselt, jah. Ja nagu välja nagu kummi venitades terve öö. Nad panid selle taeva aluse sellise pinge alla, selle lakkamatu palvega, kuni lõpuks see pimedus, mis oli selle vangla üle ja selle režiimi üle,
vaata, kui sa surud ja surud ja surud ja surud ja surud ja surud, see mõnda aega paneb vastu. Ühel hetkel see vastupanu lihtsalt see katkeb ja see ime murrab läbi. Ja ma mõtlen, et kui me seda teeme, me võime kogeda seda, et võimatud asjad hakkavad juhtuma nii nagu Peetrusega. Et sealt, see, mis Peetrusega juhtus, ma joonisin alla alles täna või eile selle kirja koha sealt apostlitest, eks ole. Kujutad ette, ahelad langesid ta kätelt. Uksed läksid lahti. See nõudis füüsilise maailma ümberkorraldamist. Vaimumaailm, see palve vaimumaailmas pani sellise surve peale, et füüsiliselt ahelad läksid lukust lahti, surve oli nii kõva. Ja ukse lukukeeled surve all läksid lahti. Mõtle, milline surve on see, kui lihtsalt surud ja surud ja surud ja surud. Mitte, vaata, meid ajab see segadusse ja ka mind on häirinud see, et mitu korda ma pean Jumala ühte sama asju ütlema. Ütlesin ühe korra ära, Jumal teab, ma ei pea talle seda meelde tuletama. Ja vaata, kui sul tuleb see mõte, ma kahtlustan, et see on kurat. Sest kui sa seda kuulad ja mõtled, aga mida ma enam palvetan, ma juba ühe korra palvetasin. Ja kurat, mida ta teeb? Ta saboteerib sind, et sa ei avalda enam survet ja sa ei suru läbi. Vaid sa mõtled, ega asi ei ole Jumalas. Need seal öö läbi ei üritanud Jumalat veenda Peetruse peale halastama. See ei olnud Jumal, kes ta sinna vangi pani. Mida nad tegid? See selline palve surve avaldamine on ainult teise taeva peale surve avaldamine. Jumal on valmis, inglid on valmis. Kas kogudus on ka valmis? Kui on väga suured jõud, on vaja tugevalt, pikalt ja kaua ühel meelel suruda, nii kaua, kui on läbi surutud. Aga ma tean, mind on aastaid hoidnud palves surumas see mõte, et mida ma siin Jumalale, ma ei pea Jumalale mitu korda ütlema. Ja ma ei ole asju läbi palvetanud, sest Jumal ju teab. Meil on kaks eri asja. Isiklik palve, mida me palume Jumalale ja me oleme andnud talle teada oma palvevajaduse. Aitab, ta teab nüüd. Hoopis teine asi on vaimne sõjapidamine. Ja vaata, vaimset sõda sa ühe püstolilasuga, ühe püssilasuga ei lahenda. Kui sinu vastu tuleb sõda, sa ei saa võtta püstolit, teha lihtsalt põmm. Paned püstoli kabuuri ja ütled, ma olen selle sõja ära sõdinud. Sõda on sõda. Nii et see oli see, mis ma tahtsin meile südame peale täna panna, et mind see väga näris ja häiris, et kas me kasutame isiklikus elus ja ka korporatiivselt ära selle potentsiaali, et regionaalselt, territoriaalselt survet avaldada, kuni me näeme muutusi. Et ma arvan, et meil on vaja oma ametis ka küpseda ja natuke kõrgemale tasemele tõsta ainult hingehoiu ja selliste väiksemate eelspalvete osas. Ma tean, me oleme palvetanud, aga mulle tundub, et me oleme ikka veel natuke lati all. Et tegelikult on meie kätte antud rohkem, latt on kõrgemal ja meil on võime hüpata üle kõrgema lati, aga kõik on usumõõtu mööda, see on see, kas me teadvustame endale seda. Kui me teadvustame, siis nüüdsest peale on asjad teistmoodi. Ma tahtsin ainult ühe lause öelda. Ma tahtsin öelda selle, et keegi ütles hästi, et Jeesuse nimi, sest me ei palveta iseenda nimel, et Jeesuse nimi ei ole religioosne harjumus, vaid delegeeritud juriidiline õigus. Et me oleme delegeeritud Jeesuse nimel seda tegema. Me ei tee seda omas õiguses ega oma väes ega mitte midagi. Me teeme seda taevaväes. Meil on antud taevavägi Jeesuse nimi ja see on see, mille ees peavad vaenlase väed taganema. Ja see ongi see, et meil ei pruugi olla. Me võime tunda ennast nii väetina ja väiksena, aga meil on Jeesuse nimi. Meile on antud Jeesuse nimi, mis taevas on meid delegeerinud.
tegema neid palveid Jeesuse nimes ja selle nimi on see, mis paneb vaenlast taganema, mitte meie. Et see on ka, ma arvan, mida paljud võib-olla me mõtleme, et kes mina olen, et ma palvetan siukeste suurte asjade eest, aga see on Jeesuse nimi, me oleme delegeeritud, mitte me ei ole iseenese jõus ega mis iganes. Ja me ei lõpeta ennem, kui me näeme, et need juhtumid, vaata, mis meil on olnud, kus on ka väga raskeid haiguseid olnud, eks ole. Me ei ole ju palvetanud ainult üks kord. No, ja kuidas sa siis nüüd terve ei ole? Ma ju palvetasin. Kuidas sa ei ole terve, eks ole? Me väga pikka aega, aastaid, me surusime intensiivselt ala lõpmata, kuni see asi lahenes, eks ole. No, ja veel siin, keda ma ei nimeta, eks ole. Et see ongi, me peame lihtsalt meelde tuletama taas surumispalveid. Vaata see Abraham, Loti pärast ja Sodoma Gomorra pärast. Vaata, kuidas ta surus. Kas sa tõesti hävitad? Mõtle, kui seal on 50 õiget. Ja Jumal ütleb, kui on, siis ma ei hävita. Aga kui on 40 õiget, kui on okei, siis ma ei hävita. No aga kui on 30 õiget, okei, hea küll, siis ka ei hävita. 10 välja. Vot see on see surumine, et sa ei jäta. Aga ta ei surungi lõpuni. Ta 10 pealt juba arvas, et okei, kui läheb sealt 5 ja vähema peale juba, siis ei ole vist midagi enam, siis peab Sodoma Gomorra hävitama. Aga mis oli see, toodi ära ju Lott vähemalt oma perega, eks ole. Aga see oli see, et Mooses surus nii kaua, kuni aga see, mis sai teha, see sündis. Aga see ei olnud ainult üks palve, et issand, oma vihas mõtle halastusele. Aamen. Vaata, kuidas ta surus, kauples, kemples, nii nagu seal selle rahva pärast, eks ole, et kustuta mind nimekirjast ära, kui sa ei saa selle rahvaga hakkama. Lubasid, ei teinud. Mina üksi ka ei lähe. Kui sa ei saanud hakkama, siis kustuta mind ka ära. Ja Jumal pidi Moosest kuulama, eks ole. Et see isiklik suhe Jumalaga peab olema selline, peab kasvama, muutuma selliseks, et me ei karda Jumalat ja ka vaimset maailma survestada ja veenda südamest ja kirglikult, kui me teame, et see, mida me palume, on armastusest. Ja Jumal kuulab. Sa neid nooli lasnud rohkem oleksid sa saanud, eks ju? Ja see võit. Jah, just võidu nool. Kuningas, kes pidi võtma Eeliale seal need nooled, eks ole, oleks ta need nooled pihuks, põrmuks peksnud vastu maad, oleks igavene võit olnud. Ta lõi lõdvalt 3 korda. Ja Jumal ütles, kuna sa oled niisugune, kuidas on niisugune looder, sa ei viitsinud isegi nii palju pingutada, oleks sa tugevaminigi löönud rohkemgi kordi, sa lõid 3 korda sops korra, siis ongi. Sellega asi piirdubki. Nii palju, kui sa väge oma palvesse paned, nii palju sa saad. On leiged ja lahjad palved, selle leige ja lahja tulemuse sa saad ka. Aitäh sulle, Eve. Väga hea. Kas me nüüd palvetame ka? Meil on nüüd tund veel palveks. Ja Hillar tahtis ka midagi öelda ja ma katkestasin Hillarit. Siin üks probleem on see, et mingite oma asjade sees inimesed võivad ära unustada, kes nad tegelikult jälle on. Tuleb jälle see sama teema. Vaata, see on see vana mõtteviis tegelikult, vaata, et kõik tahetakse nagu Jumala kraesse panna nagu. Aga nüüd tuleb jälle see Kristuse töö tuleb. Vaata, Mooses seal mere ääres oli. Jumal ütleb, mis sa minu poole kised. See on minu poole, siruta sau välja. See on nüüd see meelevald, mis on antud. Et me näeme nagu, see on see probleem, see on vaenlase vale ja kõik see teema ka ja mis need olukorrad kellelgi on. Et nüüd sa näed ennast nagu inimest, on ju. Et mina ja siis mis siis minu võimekus praegusel hetkel on. Siin pole sellega midagi tegemist nagu. Nagu Eve ütles, on ju, siin on nagu tema nimel ja tema nime autoriteedis me kõneleme, on ju. See on nagu see sau.
mis selle mere nüüd siin peab regionaalselt või kus iganes siis, mis iganes probleem on, selle nagu lahti lööma ainult, et siin on ainult see, et lihtsalt, et kui sina avad suu, siis ta nagu täidab selle. See on see nagu see väljaastumise koht, et see ei ole mina, kes siin umbes niimoodi teeb, onju, vaid ma tean, kelle oma ma olen ja ma tean, kelle valitsus on minu üle. Et noh, teine asi et see, veel. jah. Jumal pani inimese maa peale valitsema. Just. Mitte kedagi teist ei ole, kellel oleks õigus maa peal valitseda kui ainult inimesel. Jeesus pidi ka saama inimeseks, et ta saaks siin midagi korraldada. Kas sa oled inimene? Kui sul on probleeme, et sa veel ei kujuta, ei tunne ennast Jumala pojana, nagu äkki veel, ei ole see veel nagu, ei ole mugav. Kas sa tunned ennast inimesena? Siis jäta see Jumala poja kasvamine praegu, kui sa sellega hakkama ei saa. Kas sa oled inimene? Jah, olen. Jumal pani inimese vastutama. Ta pani inimese valitsema. Valitse nagu inimene. Sest Jumal ütles, ma panen inimese valitsema. Sinul on meelevald inimesena palvetada terve gloobuse eest, sest sa oled inimene. Aamen. Ja inimene vastutab ja valitseb ja hakkame palvetama, muidu me kulutame selle teise tunni ka ära. Amen.